Detsembri õhtul 1988. aastal astus Permi surmalaagrist vabanenud mees Tallinna lennujaama betoonile. Enn Tarto, viimane Eesti poliitvang, kelle keha kandis 14 aasta vangistuse arme, ei teadnud veel, et tema kannatused pole lõppenud. Need lihtsalt muudavad vormi. 44 aastat hiljem, kui tema arhiiv avati, leiti sealt üks dokument, mida ei pidanud eksisteerima. Kirjavahetus 1993. aasta kevadest, kus Tarto palub kohtumist peaminister Mart Laariga. Vastust ei tulnud kunagi. Miks mees, kelle nimi tõi Isamaale kümneid tuhandeid hääli, ei saanud isegi vastust oma kirjale? Miks inimene, kes istus Nõukogude vanglates selle eest, et Eesti oleks vaba, muutus oma vabastajatele ebamugavaks? Täna, esimest korda 30 aasta jooksul, räägivad endised Isamaa sisering, Riigikogu ametnikud ja Tarto lähedased inimesed tõtt sellest, kuidas üks partei müüs oma hinge võimu nimel. See on lugu reetmisest, mida ei toimunud pimedas keldris ega salajases kohtumises. See toimus Toompea lossi valgustatud saalides, rahva ees, loosungite ja lubaduste varjus. Ja kõige hullem, see toimus mehega, kes ei osanud kahtlustada, et tema enda inimesed võivad teda reeta. 1992. aasta sügis. Eesti esimesed vabad Riigikogu valimised pärast 50 aastat okupatsiooni. Valimisliit Isamaa, mida juhib 32-aastane ajaloolane Mart Laar, vajab nägu. Mitte lihtsalt nägu, nad vajavad ikoonit, pühakut, inimest, kelle nimi kannab endas kõike seda, mida eestlased tahavad uskuda oma rahva kohta. Enn Tarto on ideaalne. 3 korda vangistatud, 3 korda vabaks lastud, 3 korda tagasi võitlusesse naasnud. Tema biograafia on nagu piibellugu, kannatused Mordva laagrites 1956–60 aastani, uus vangistus 1962–67 ja viimane, kõige hullem, Permi poliitlaager 1983–88. Kokku 14 aastat. 14 aastat, mil ta oleks võinud olla vaba mees, elada peret, ehitada karjääri. Aga ta valis teisiti. Ta valis vastupanu. Ja nüüd 1992. aastal, kui Eesti on taas vaba, tundub loogiline, et just sellised inimesed peaksid riiki juhtima. Isamaa nimekirjas on Tarto nimi esirinnas. Mitte sellepärast, et keegi oleks temalt küsinud, kas ta tahab olla poliitikas. Vaid sellepärast, et tema nimi müüb. Tema nimi on garantii. Kui Tarto on nimekirjas, siis loosungil "Die Plats puhtaks" on tähendus. Siis inimesed usuvad, et tõesti hakatakse puhastama riiki endistest kommunistidest, ka koputajatest, nomenklaturist. Aga kas keegi küsis Tartolt, mida see tähendab? Kas keegi seletas talle, et poliitika ei ole moraali küsimus, vaid tehingute kunst? Valimispäeval 3. septembril 1992. aastal saab Enn Tarto isikumandaadi. Tema hääletulemus on muljetavaldav. Tuhanded inimesed, kes ei tea ühtegi teist Isamaa nimekirjas olevat nime, panevad risti Tarto nime kõrvale. Nad usuvad. Nad usuvad, et nüüd, kui Tarto on Riigikogus, hakkab toimuma see, mida lubati. Desovetiseerimine. Lutsratsioon. Endiste KGB-agentide ja parteiliikmete eemaldamine võimupositsioonidelt. Aga juba valimisööpeol Tallinnas, ühes restoranis, kus Isamaa tähistab võitu, on Tarto üksi nurgas. Noored mehed kampsunites, Mart Laar, Jüri Luik, Kaido Kama joovad šampanjat ja arutavad, kes saab millise ministrikoha. Tarto nime ei mainita. Mitte kordagi. Üks endine Isamaa nõunik, kes soovis jääda anonüümseks, meenutab seda õhtut, ma nägin Ennu seal seismas. Ta ei joonud, ta ei rääkinud kellegagi. Ta lihtsalt vaatas. Ja ma mõtlesin siis, et ta näeb juba, mis tuleb. Ta on liiga tark mees, et mitte näha. Aga mis tuleb? Mis on see, mida Tarto näeb, aga mida teised veel ei taha tunnistada? Oktoobris 1992. aastal moodustab Mart Laar valitsuse. Ministrite nimekiri avalikustatakse. Peaminister Mart Laar. Välisminister Trivimi Velliste. Rahandusminister Madis Üürike. Siseminister Lagle Parek. Nimekiri jätkub. Enn Tarto nime seal ei ole. Mitte ühtegi portfelli. Mitte ühtegi ametit. Ta on Riigikogu liige, number nimekirjas, aga mitte keegi. Ajakirjanikud küsivad, miks? Ametlik vastus on alati sama, Tartol puudub administratiivne kogemus.
Ta on sümbol, mitte juht. Ta on moraalne autoriteet, aga mitte praktik. See kõlab mõistlikult. See kõlab isegi kaastundlikult. Aga need, kes tunnevad Tartot, teavad teisiti. Tarto on üks süsteemsemaid inimesi, keda nad teavad. Mees, kes suutis Nõukogude vanglas organiseerida salajast vastupanu, kes suutis hoida oma vaimu ja keha koos 14 aastat põrgus, ei suuda juhtida ministeeriumi. See ei ole loogika. See on vabandus. Aga vabandus mille jaoks? Endine ERS-poliitik, kes hiljem lahkus Isamaast pettumuses, ütleb otse, Tarto probleem ei olnud see, et ta ei osanud juhtida. Tema probleem oli see, et ta ei osanud valetada. Ja uues Eestis, kus endised punased direktorid said erastamise käigus rikkaks ja kus ka arhiivid olid Moskvas, oli ausus luksus, mida ei saanud endale lubada. 1993. aasta kevad. Riigikogu arutab süümevande seadust. See on Eesti versioon lutratsioonist. Iga kõrge ametnik, kohtunik, politseiülem peab allkirjastama dokumendi, kus ta kinnitab, et ei ole teinud koostööd ka ega kommunistliku partei julgeolekustruktuuridega. Tarto istub saalis ja kuulab. Ta kuulab, kuidas seadust lahjendatakse, kuidas sinna lisatakse erandeid, kuidas sõnastust muudetakse nii, et peaaegu keegi ei pea tunnistama oma minevikku. Lõpuks jääb alles vaid tühi rituaal, inimene paneb allkirja paberile. Ei mingit kontrollimist. Ei mingit arhiivitööd. Lihtsalt allkiri. Ja kõik teavad, et paljud neist, kes selle allkirja panevad, valetavad. Aga kuidas tõestada? KB arhiivid on Moskvas. Tunnistajad kardavad. Dokumendid on hävitatud. Üks endine Riigikogu ametnik kirjeldab Tarto näoilmet sel hetkel, ta istus seal nagu kuju. Tal ei olnud enam viha. Tal oli midagi hullemat. Tal oli arusaamine. Ta mõistis, et see kõik, valimised, loosungid, lubadused, oli teater. Ja tema oli olnud rekvisiit. Aga miks? Miks partei, mis lubas plats puhtaks, ei tee seda? Vastus on lihtne ja jõhker, sest neil ei ole, kellega asendada. Eesti 1993. aastal on riik, kus kõik, kes oskavad midagi juhtida, on endised Nõukogude inimesed. Tehased, ministeeriumid, politsei, kohus, kõikjal istuvad inimesed, kes said oma hariduse ja karjääri NSV-s, paljud neist olid parteiliikmed. Mõned tegid koostööd KB-ga. Aga nad on ainsad, kes teavad, kuidas süsteem töötab. Noored Isamaa poliitikud, ajaloolased, filoloogid, dissidentide lapsed ei tea, kuidas juhtida riigiasutust. Nad vajavad neid endisi punaseid. Ja endised punased teavad seda. Nad pakuvad oma teenuseid. Nad on viisakad, nad on professionaalsed, nad räägivad nüüd eesti keelt ja kannavad Eesti lippe. Nad on transformeerunud. Või vähemalt nad teesklevad seda. Ja Mart Laari valitsus teeb otsuse, me teeme nendega koostööd. Me ei küsi liiga palju nende mineviku kohta. Me vaatame tulevikku. See on pragmaatism. See on riigiehitus. Aga Tarto jaoks on see reetmine. Mitte ainult tema reetmine. Vaid kõigi nende reetmine, kes surid laagrites, kes kaotasid oma elu, kes ohverdasid kõik selle nimel, et Eesti oleks vaba mitte ainult geograafiliselt, vaid ka moraalselt. Ja nüüd, kui võimalus on käes, valitakse mugavus. Valitakse raha. Valitakse võim. Üks episood sellest ajast on eriti valulik. 1993. aasta suvel toimub Toompea lossis vastuvõtt. Eesti tähistab midagi, täpset sündmust enam ei mäleta keegi, kes seal oli. Aga mäletatakse seda, et saalis olid koos uued ja vanad. Isamaa ministrid ja endised NSV-ministrid. Noored rahvuslased ja endised parteiliikmete lapsed, kes nüüd juhivad erastamisfirmasid. Kõik joovad, kõik naeravad, kõik räägivad ärist ja tulevikust. Ja nurgas, ukse kõrval, seisab Tarto. Ta ei joo. Ta vaatab. Üks külalisi, endine ajakirjanik, läheneb talle ja küsib, Ennu, miks sa siin oled? Miks sa ei lahku? Tarto vastab vaikselt, sest keegi peab mäletama, miks me seda kõike tegime. Keegi peab mäletama, et see ei pidanud nii minema. Ajakirjanik küsib, aga kas sa usud, et midagi muutub? Tarto vaatab talle otsa ja ütleb, ei. Aga ma pean siin olema. Sest kui mina lähen, siis ei ole enam kedagi, kes mäletaks.
See on hetk, kus Tarto saatus on pitseeritud. Ta ei ole enam poliitik. Ta on monument. Elav monument, mida austatakse kaugelt, aga mida ei kuulata. Aga kes on need inimesed, kes Tartot kasutasid ja siis kõrvale heitsid? Mart Laar, 32-aastane peaminister, on energiline, karismaatiline, veendunud. Ta usub vabasse turgu, ta usub läände, ta usub, et Eesti peab kiiresti liikuma edasi. Tal ei ole aega moraalseks puhastuseks. Tal on aeg ainult tulemusteks. Ja tulemused nõuavad kompromisse. Jüri Luik, kaitseminister, on sarnane. Pragmaatik, kes mõistab, et ideaalid ei võida sõdu ega ehita riike. Kaido Kama, haridusminister, on noorem, idealismist veel mitte täiesti vaba, aga juba õppinud, et poliitika on kunst võimaliku, mitte õige kohta. Need mehed ei ole kurjad. Nad ei ole isegi küünilised. Nad on lihtsalt praktilised. Ja Enn Tarto, mees, kes uskus, et tõde ja õigus on praktilisemad kui ükski kompromiss, on neile ohtlik. Mitte sellepärast, et ta teeks midagi. Vaid sellepärast, et ta on tema olemasolu on pidev etteheide. Tema vaikus on kõnekam kui ükski kõne. Ja seetõttu peab ta olema marginaliseeritud. Mitte avalikult. Mitte julmalt. Lihtsalt vaikselt, aeglaselt, loomulikult. Nii et keegi ei saa süüdistada. Nii et ajalukku jääb kirja, Enn Tarto oli Riigikogus, ta oli austatud, aga tal lihtsalt ei olnud administratiivset võimekust. Ilus, puhas, vale. Aga mis juhtus nende endiste kommunistidega, keda pidid plats puhtaks tegema? Nad ei kadunud. Vastupidi. Nad õitsesid. Erastamise käigus said endised tehaste direktorid, kes olid ENSV ajal NLP liikmed, oma tehased peaaegu tasuta. Nad said laenud riigipankadest, mida juhtisid nende endised kolleegid. Nad said litsentsid ja load ametkondadest, kus istusid nende endised ülemused. Süsteem ei muutunud. See lihtsalt vahetas silti. Punane lipp asendus sinimustvalge lipuga. Aga näod jäid samaks. Ja Enn Tarto, kes istus Riigikogus ja vaatas seda kõike, ei saanud midagi teha. Ta esitas küsimusi. Ta nõudis uurimisi. Ta kirjutas kirju. Aga vastuseid ei tulnud. Või tulid vastused, mis olid nii bürokraatlikud ja tühjad, et nende lugemine oli aja raiskamine. Üks endine Riigikogu komisjoni liige meenutab, Ennu küsimused olid alati täpsed. Ta küsis nimesid, kuupäevi, summasid. Aga vastused olid alati üldised. Kõik toimus seaduslikult. Kõik kontrolliti. Kõik on korras. Ja Ennu ei saanud edasi minna, sest tal ei olnud juurdepääsu dokumentidele. Tal ei olnud võimu nõuda audiiti. Ta oli lihtsalt üks hääl 79 hääle seas. Ja tema hääl uppus mürasse. 1994. aastal lõhenes Isamaa. Ning kampsunite ja pintsakute konflikt. Noored idealistid versus vanemad pragmaatikud. Aga tegelikult oli see võitlus selle üle, mis suunas Eesti läheb. Kas me ehitame riiki moraali alusel või raha alusel? Kas me karistame minevikku või unustame selle? Tarto oli loomulikult kampsunitet poolel. Aga isegi seal oli ta liiga radikaalne. Isegi need, kes nimetasid end idealistideks, ei tahtnud minna nii kaugele, kui Tarto soovis. Sest Tarto soovis tõelist lutratsiooni. Ta soovis, et iga inimene, kes tegi koostööd KB-ga, kes oli partei liige, kes osales repressioonides, vastutaks. Mitte tingimata kriminaalkorras. Aga vähemalt avalikult. Vähemalt nii, et inimesed teaksid, kes on kes. Aga see oli võimatu. Sest siis oleks tulnud tunnistada, et pool Eesti eliidist on kompromiteeritud. Ja seda ei saanud lubada. Sest siis oleks kogu süsteem kokku kukkunud. Või vähemalt nii kardeti. Ja nii Tarto jäi üksi. Isegi oma liitlaste seas. Isegi nende seas, kes olid kunagi lubanud, et plats puhtaks ei ole lihtsalt loosung, vaid programm. Aastad mööduvad. Tarto valitakse veel korduvalt Riigikokku. Ta on populaarne. Inimesed armastavad teda. Aga armastus ei tähenda mõju. Ta on nagu pühak ikoonil, kaugel, puutumatu, imetletav, aga mitte reaalne. Ta esineb koolides, ta räägib ajalooüritustel, ta annab intervjuusid.
Aga kui ta räägib sellest, mis tegelikult juhtus 1990 alguses, siis keegi ei kuula. Või kuulatakse viisakalt ja siis unustatakse. Sest see lugu ei sobi narratiivi. Narratiiv on, Eesti sai vabaks, me ehitasime demokraatliku riigi, me liitusime NATO ja Euroopa Liiduga, me oleme edukas. Ja see on tõsi. Aga see on ainult pool tõest. Teine pool on, me reetsime oma kangelased, me tegime tehinguid oma vaenlastega, me müüsime oma hinge mugavuse nimel. Ja seda poolt ei taheta mäletada. Sest see teeb haiget. Ja Enn Tarto, kes keeldub unustamast, on pidev haav. Haav, mida ei saa parandada, sest see nõuaks tunnistamist. Ja tunnistamine nõuaks kahetsust. Ja kahetsus nõuaks muutust. Aga muutus on raske. Lihtsam on öelda, Tarto on vana. Ta ei mõista uut aega. Ta elab minevikus. Ja nii ta jäetaksegi sinna. Minevikku. Koos kõigi teiste ebamugavate tõdedega. 2021. aastal, kui Enn Tarto suri, oli Eestis lein. President andis avalduse. Riigikogu pidas leinaminuti. Lipud heisati poolde masti. Ajakirjandus kirjutas nekrolooge. Kõik rääkisid sellest, kui suur mees ta oli. Kui kangelaslik. Kui kompromissitu. Aga mitte keegi ei rääkinud sellest, kuidas teda reedeti. Mitte keegi ei küsinud, miks mees, kes ohverdas kõik Eesti vabaduse nimel, pidi veetma oma viimased 30 aastat marginaalis. Miks tema hoiatusi ei kuulatud? Miks tema küsimustele ei vastatud? Need küsimused oleksid olnud ebamugavad. Ja matustel ei küsita ebamugavaid küsimusi. Matustel mälestatakse ainult head. Ja nii Enn Tarto muutus lõplikult müüdiks. Turvaliseks, kontrollitud, kahjutuks müüdiks. Meheks, keda saab kasutada loosungites ja kõnedes, aga kelle tegelik pärand, tema keeldumine kompromissidest, tema nõudmine tõe järele, on unustatud. Või mitte unustatud. Lihtsalt ignoreeritud. Sest see pärand on liiga ohtlik. See pärand küsib, kas me tõesti ehitasime selle riigi, mille nimel ta kannatas. Või ehitasime me lihtsalt uue versiooni vanast süsteemist, kus näod on teised, aga reeglid samad. Need on küsimused, millele Isamaa ei vasta. Need on küsimused, millele ükski partei ei vasta. Sest vastamine nõuaks ausust. Ja ausus on see, mida Enn Tarto õpetas. Aga mida Eesti poliitika ei õppinud. Ja nii me jääme siia. Riiki, kus kangelasi austatakse surnult, aga ignoreeritakse elavalt. Kus loosungid on ilusad, aga tegud on teised. Kusti plats puhtaks tähendas lõpuks ainult seda, et vanad näod asendati uute nägedega, aga süsteem jäi samaks. Ja Enn Tarto, mees, kes uskus, et tõde võidab, pidi õppima, et poliitika ei ole tõe, vaid võimukunst. Ja võim ei vaja tõtt. Võim vajab ainult narratiivi. Ja narratiiv on kirjutatud. Ilma Tartota. Ilma tema ebamugavate küsimusteta. Ilma tema mälestuseta sellest, miks me seda kõike alguses tegime. Aga kas see narratiiv on tõde? Või on see lihtsalt veel üks vale, mida me endale räägime, et magada rahulikult? 1993. aasta sügis. Toompea lossi 3. korrusel, kus asub Riigikogu kantselei, ilmub üks dokument, mida ei peaks olema. Salastamata, aga mitte avalik. Nimekiri. 57 nime. Inimesed, kes töötavad Eesti riigiasutustes juhtivatel kohtadel ja kelle kohta eksisteerivad ka arhiivides viited. Mitte tõendid. Viited. Kahtlustused. Märkmed. Dokument jõuab Enn Tarto lauale läbi ühe anonüümse allika, endise arhivaaritöötaja, kes põgenes Eestisse enne, kui Moskva arhiivid suleti. Tarto loeb nimekirja. Seal on kohtunike nimesid. Politseiülemate nimesid. Ministeeriumi kantslerite nimesid. Mõned neist on inimesed, keda ta tunneb isiklikult. Inimesed, kes istusid tema ülekuulamistel. Inimesed, kes allkirjastasid otsuseid tema vangistamise kohta. Ja nüüd nad istuvad Eesti Vabariigi ametikohtadel, kannavad Eesti vapiga pitsereid, allkirjastavad dokumente Eesti kodanike saatuse üle. Tarto võtab nimekirja ja läheb Riigikogu esimehe juurde. Ta küsib, mida me selle teeme. Vastus on ettevaatlik, me ei saa midagi teha ilma tõenditeta. Viited ei ole tõendid.
Kahtlustused ei ole süüdistused. Kui me hakkame inimesi süüdistama ilma tõenditeta, muutume ise nendeks, keda me mõistame hukka. Tarto küsib, aga kas me ei peaks vähemalt uurima? Vastus on veel ettevaatlikum, uurimine nõuab ressursse. Uurimine nõuab aega. Uurimine nõuab juurdepääsu Moskva arhiividele. Ja Moskva ei anna meile juurdepääsu. Seega me ei saa midagi teha. Tarto lahkub kabinetist. Ta teab, et see ei ole ressursside küsimus. See on tahte küsimus. Ja tahet ei ole. Aga miks ei ole tahet? Üks endine Isamaa fraktsiooni liige, kes nõustus rääkima tingimusel, et tema nime ei avaldata, selgitab, probleem ei olnud see, et me ei tahtnud puhastada. Probleem oli see, et me ei teadnud, kus puhastamine lõpeb. Kui sa hakkad tõmbama niiti, kogu riie tuleb lahti. Kohtusüsteem oleks kokku kukkunud. Politsei oleks kokku kukkunud. Ministeeriumid oleksid kokku kukkunud. Ja siis? Kellega me oleksime asendanud? Meil ei olnud piisavalt inimesi. Meil ei olnud piisavalt kogemust. Me oleksime saanud kaose. Ja kaos oleks tähendanud, et Venemaa tuleb tagasi. See oli meie õudusunenägu. Mitte endised kommunistid. Vaid Venemaa tagasitulek. See on argument, mida korratakse palju. Pragmaatilisus. Riigiehitus. Stabiilsus. Aga Tarto jaoks on see argument õõnes. Sest kui sa ehitad riiki inimestele, kes hävitasid eelmise riigi, siis mis garantii sul on, et nad ei hävita ka seda? Kui sa usaldad inimesi, kes reetisid sind kord, siis miks sa arvad, et nad ei reeda sind uuesti? Aga neid küsimusi ei küsita avalikult. Neid küsimusi arutatakse ainult kulisside taga, vaikides, pilgutades, õlgu kehitades. Ja Tarto jääb üksi oma küsimustega. 1994. aastal toimub Riigikogus hääletus süümevande seaduse muutmise üle. Tarto on esitanud muudatusettepaneku lisada seadusesse punkt, et iga inimene, kes annab valeandmeid oma mineviku kohta, vastutab kriminaalkorras. Tundub loogiline. Kui sa valetad ametlikus dokumendis, peaksid sa kandma vastutust. Aga ettepanek kukub läbi. 32 häält poolt, 45 vastu. Isegi osa Isamaa fraktsioonist hääletab vastu. Miks? Sest nad teavad, et kui see punkt lisatakse, siis paljud inimesed, kellega nad on juba teinud kokkuleppeid, kellega nad juba töötavad, satuvad ohtu. Ja nad ei taha seda riski. Nad on juba investeerinud neisse suhetesse. Nad on juba ehitanud oma võimu nendele suhetele. Ja Tarto ettepanek kohustaks seda kõike. Pärast hääletust läheb Tarto Riigikogu kohvikusse. Ta istub üksi nurgas, joob kohvi, vaatab aknast välja. Üks noorem Isamaa saadik, kes hääletas Tarto ettepaneku poolt, tuleb tema juurde ja ütleb, Ennu, ma kahetsen. Ma tean, et see oli vale. Aga ma ei saanud teisiti. Tarto vaatab talle otsa ja küsib, miks? Noormees vaikib hetke ja siis ütleb, sest mulle öeldi, et kui ma hääletan sinu poolt, siis mind ei panda järgmisse komisjoni, mida ma tahan. Mulle öeldi, et ma pean valima, kas ma olen meeskonnamängija või ma olen üksi. Tarto noogutab. Ta ei ütle midagi. Ta lihtsalt noogutab. Sest ta mõistab. Süsteem ei tööta ähvarduste kaudu. Süsteem töötab stiimulite kaudu. Ja stiimulid on alati tugevamad kui põhimõtted. Aga mis juhtub nende inimestega, kes andsid süümevande ja valetasid? Mitte midagi. Nad jätkavad oma tööd. Nad tõusevad karjääriredelil. Mõned neist saavad hiljem ministriteks. Mõned saavad suursaadikuteks. Mõned saavad ärijuhtideks. Nende valetamine ei too kaasa mingeid tagajärgi. Sest keegi ei kontrolli. Keegi ei uurigi. Süümevanne muutub rituaaliks, mille kõik teavad olevat farss, aga mida kõik mängivad kaasa, sest see on mugav. See loob illusiooni, et midagi on tehtud. See rahustab südametunnistust. See võimaldab öelda, me küsisime, nad vastasid, me uskusime. Aga Tarto ei usu. Ja tema mitteuskumine on probleem. Sest kui üks inimene ei usu, siis teised peavad küsima, miks tema ei usu. Ja see küsimus on ohtlik. See küsimus võib viia järgmise küsimuseni, võib-olla meie ka ei peaks uskuma. Ja nii Tarto peab olema vaikima pandud. Mitte jõuga.
Mitte ähvardustega. Lihtsalt ignoreerimisega. Lihtsalt sellega, et teda ei kutsuta enam koosolekutele, kus tehakse otsuseid. Lihtsalt sellega, et tema ettepanekuid ei panda hääletusele. Lihtsalt sellega, et tema küsimustele vastatakse nii hilja, et vastused on juba ebaolulised. 1995. aastal annab üks endine KGB-ohvitser, kes põgenes Rootsi, intervjuu Eesti ajalehele. Ta räägib nimesid. Ta räägib operatsioonidest. Ta räägib sellest, kuidas KGB infiltreeris Eesti dissidentide liikumist 80-ndatel. Ta mainib konkreetseid inimesi, kes olid informaatorid. Mõned neist nimedest on šokeerivad. Üks neist on inimene, kes on nüüd Riigikogu liige. Teine on inimene, kes on kõrge ametnik Justiitsministeeriumis. Kolmas on inimene, kes on tuntud ärimees, kes toetab rahvuslikke organisatsioone. Intervjuu ilmub. Eestis on skandaal. Aga skandaal kestab ainult 3 päeva. Sest siis ilmuvad vastulükkamised. Inimesed, keda süüdistati, ütlevad, et see on vale. Nad ütlevad, et endine KGB-ohvitser on palgatud Venemaa poolt, et destabiliseerida Eestit. Nad ütlevad, et neil on alibi, tunnistajad, dokumendid. Ja kuna KGB arhiivid on Moskvas ja kättesaamatud, siis ei saa keegi tõestada, kes räägib tõtt. Ja nii lugu sureb. Ajakirjandus läheb edasi. Inimesed unustavad. Aga Enn Tarto ei unusta. Ta võtab ühendust selle endise KGB-ohvitseriga. Ta sõidab Stockholmi. Ta kohtub temaga hotellis. Nad räägivad 6 tundi. Ohvitser näitab talle dokumente, mida ta suutis kaasa võtta. Fotokoopiaid. Märkmeid. Nimesid. Tarto küsib, miks sa seda teed? Miks sa räägid? Ohvitser vastab, sest ma tahan magada. Ma ei ole maganud korralikult viimased 5 aastat. Iga kord, kui ma sulgen silmad, ma näen neid inimesi, keda me hävitasime. Ja nüüd ma näen, et mõned neist, kes meid aitasid neid hävitada, on kangelased. Nad kannavad ordeneid. Nad peavad kõnesid. Ja ma ei suuda seda vaadata. Tarto tuleb tagasi Tallinna. Ta võtab dokumendid ja läheb peaministri juurde. Mitte enam Mart Laari juurde, Laar on vahepeal tagasi astunud. Uus peaminister on Tiit Vähi, kes ei ole Isamaast, vaid Koonderakonnast. Aga see ei muuda midagi. Tarto paneb dokumendid lauale ja ütleb, need on tõendid. Need on nimed. Need on inimesed, kes töötavad teie valitsuses, teie ministeeriumides, teie kohtutes. Mida te teete? Vähi vaatab dokumente. Ta loeb. Ta on vait pikka aega. Siis ta ütleb, härra Tarto, ma mõistan teie muret. Aga need dokumendid ei ole originaalid. Need on fotokoopiaid. Kohus ei aktsepteeri neid. Ja isegi kui kohus aktsepteeriks, siis me peaksime tõestama, et need on autentsed. Ja kuidas me seda teeme? Me peaksime saama juurdepääsu Moskva arhiividele. Ja Moskva ei anna meile seda. Seega, kahjuks, ma ei saa midagi teha. Tarto küsib, aga kas te ei võiks vähemalt algatada uurimist? Vähi kehitab õlgu, uurimine ilma tõenditeta on küttjaht. Ja ma ei taha, et Eesti muutuks riigiks, kus inimesi jagatakse kahtlustuste põhjal. Me oleme demokraatlik riik. Meil on õigusriik. Ja õigusriigis kehtivad reeglid. Tarto võtab dokumendid tagasi. Ta lahkub. Ta teab, et see vestlus oli viimane katse. Ta teab, et süsteem on suletud. Mitte seaduste poolt, vaid tahte poolt. Ja tahet muuta ei ole. Aga miks ei ole tahet? Teine endine poliitik, kes soovis samuti jääda anonüümseks, selgitab teistsugust perspektiivi. Tarto probleem oli see, et ta ei mõistnud, et me ei ehitanud ideaalset riiki. Me ehitasime ellujäävat riiki. Eesti 1990 alguses oli nagu laev, mis uppub. Meil ei olnud aega kontrollida iga meeskonnaliikme minevikku. Meil oli vaja kõiki käsi pumbata vett välja. Ja jah, mõned neist kätest olid määrdunud. Aga kui me oleksime need käed eemaldanud, oleksime uppunud. Tarto tahtis puhast laeva. Aga me tahtsime laeva, mis ujub. Ja me valisime ujumise. See on argument, mis kõlab veenvalt. Aga see argument ignoreerib ühte asja. Need määrdunud käed ei pumbatud ainult vett välja.
Nad pumbatasid ka rikkust endale. Erastamise käigus said endised nomenklatuuri liikmed ja nende lapsed kontrolli Eesti majanduse üle. Tehased, pangad, kinnisvarafirmad, kõik läks nende kätte. Mitte sellepärast, et nad olid paremad ärijuhid, vaid sellepärast, et nad teadsid süsteemi. Nad teadsid, kellele helistada. Nad teadsid, kuidas dokumente vormistada. Nad teadsid, kuidas seadusi tõlgendada. Ja nad kasutasid seda teadmist. Ja Enn Tarto, kes istus Riigikogus ja vaatas, kuidas riigi vara müüakse maha sendi eest, ei saanud midagi teha. Sest formaalselt oli kõik seaduslik. Formaalselt oli kõik läbipaistev. Formaalselt oli kõik aus. Aga reaalsus oli teine. Üks konkreetne juhtum jääb Tarto mällu eriti tugevalt. 1996. aastal erastatakse üks suur Eesti tehas. Oksjon. Kõrgeim pakkumine võidab. Kõlab ausalt. Aga enne oksjonit muudetakse erastamistingimusi. Lisatakse punkt, ostjal peab olema kogemus selle valdkonna juhtimises. See punkt välistab välismaised investorid. Jääb ainult üks pakkuja, endine tehase direktor, kes oli NILP liige ja kes töötas sellel kohal juba alates 1976. aastast. Ta ostab tehase hinnaga, mis on 10 korda madalam kui tehase tegelik väärtus. Kuidas? Sest hindamine tehti tema enda tellitud ekspertiisi põhjal. Ja ekspertiis ütles, et tehas on vana, amortiseerunud, kahjumlik. 6 kuud hiljem müüb ta tehase edasi välismaale 30 korda kõrgema hinnaga. Ta saab miljonäriks. Ja kõik oli seaduslik. Tarto esitab Riigikogus küsimuse, kuidas see on võimalik. Vastus on, erastamine toimus vastavalt seadusele. Oksjon oli avalik. Kõik said osaleda. Kui teised ei pakkunud, siis see ei ole meie probleem. Tarto küsib, aga miks tingimusi muudeti just enne oksjonit? Vastus on, tingimusi muudeti, et tagada tehase jätkusuutlikkus. Me ei tahtnud, et tehas ostetakse ja suletakse. Me tahtsime, et ostja oleks huvitatud tehase arendamisest. Tarto küsib, aga kas te ei näe, et see oli manipulatsioon? Vastus on, me näeme ainult seadust. Ja seadus ei rikutud. See on hetk, kus Tarto mõistab lõplikult, süsteem ei ole loodud tõe otsimiseks. Süsteem on loodud süsteemi kaitsmiseks. Ja need, kes süsteemi kontrollivad, ei ole need, kes loosungeid hüüavad. Need on need, kes vaikides dokumente allkirjastavad. Need on need, kes teavad, kuidas seadust kirjutada nii, et see näeb aus välja, aga teenib konkreetseid inimesi. Ja Enn Tarto, kes uskus, et seadus on tõe teenija, peab õppima, et seadus on võimu teenija. Ja võim ei ole rahval. Võim on neil, kes teavad, kuidas süsteemi kasutada. Ja need inimesed ei ole uued. Need on vanad. Need on samad, kes juhtisid NSV-d, nad lihtsalt vahetasid mundrit. Aga nägu jäi samaks. Ja Isamaa partei, mis lubas plats puhtaks, ei teinud midagi, et seda muuta. Sest nad vajasid neid inimesi. Nad vajasid nende teadmisi. Nad vajasid nende võrgustikke. Ja nad olid valmis maksma hinna. Hind oli Enn Tarto usaldusväärsus. Hind oli loosungi tähendus. Hind oli tõde. 1997. aastal, kui Tarto on olnud Riigikogus juba 5 aastat, annab ta harva intervjuusid. Aga üks ajakirjanik, kes on teda jälginud algusest peale, küsib talt otse, kas te kahetlete, et läksite poliitikasse. Tarto mõtleb kaua. Siis ta vastab, ma ei kahetse, et ma läksin. Ma kahetsen, et ma uskusin. Ma uskusin, et kui me võidame valimised, siis me võidame ka võitluse. Aga ma ei mõistnud, et valimised on ainult esimene lahing. Ja et tegelik võitlus toimub pärast valimisi, kulisside taga, ruumides, kuhu mind ei kutsuta. Seal tehakse otsused. Seal jagatakse võimu. Seal määratakse, kes saab mida. Ja mina ei ole seal. Ma ei ole kunagi seal olnud. Sest mind ei võetud sinna mitte sellepärast, et ma oleksin võimu osa. Mind võeti sellepärast, et ma oleksin võimu nägu. Ja kui nägu on pildil, siis keha võib teha, mida tahab. See intervjuu avaldatakse väikeses ajalehes. Peamine meedia seda ei märka. Või märkab, aga ei pea oluliseks. Sest Tarto on juba muutunud marginaalseks. Ta on juba muutunud inimeseks, kes kurdab.
Ja keegi ei taha kuulata inimest, kes kurdab. Eriti kui tema kaebused puudutavad neid, kes on võimul. Aga Tarto ei lakka. Ta jätkab küsimuste esitamist. Ta jätkab dokumentide kogumist. Ta jätkab tõe otsimist. Mitte sellepärast, et ta loodab midagi muuta. Vaid sellepärast, et ta ei oska teisiti. See on tema loomus. See on see, mis hoidis teda elus Permi laagris. See on see, mis tegi temast kangelase. Aga see on ka see, mis teeb temast poliitilise kaotaja. Sest poliitika ei austa tõde. Poliitika austab võitu. Ja võit nõuab kompromisse. Ja Enn Tarto ei tee kompromisse. Ja seetõttu ta kaotab. Mitte sellepärast, et ta on nõrk. Vaid sellepärast, et ta on tugev. Liiga tugev. Liiga põhimõttekindel. Liiga aus. Ja ausus on poliitika suurim nõrkus. Sest ausus ei lase sul valetada. Ja kui sa ei valeta, siis sa ei võida. Ja kui sa ei võida, siis sind ei kuulata. Ja kui sind ei kuulata, siis sa muutud nähtamatuks. Ja Enn Tarto muutub nähtamatuks. Aeglaselt, vaikselt, vältamatult. Nii et kui ta lõpuks sureb, siis kõik mäletavad teda kui kangelast. Aga mitte keegi ei mäleta, mida ta üritas öelda. Mitte keegi ei mäleta, mida ta üritas muuta. Mitte keegi ei mäleta, et ta hoiatas. Ja hoiatus jäi kuulmata. Ja nüüd me elame maailmas, mida ta kartis. Maailmas, kus võim ei kuulu neile, kes ohverdasid. Vaid neile, kes teadsid, kuidas süsteemi mängida. Kas see on reetmine? Või on see lihtsalt poliitika? Kas Isamaa kasutas Enn Tartot? Või kasutas Enn Tarto Isamaad, lootes muuta süsteemi seestpoolt? Kes on ohver ja kes on süüdlane? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on kindel, kui partei lubab plats puhtaks ja siis teeb tehinguid nendega, keda pidi eemaldama, siis see ei ole pragmaatism. See on petmine. Ja kui mees, kes kannatas 14 aastat vanglas selle nimel, et Eesti oleks vaba, peab veetma oma viimased 30 aastat vaadates, kuidas tema ohvrit ignoreeritakse, siis see ei ole poliitika. See on traagiline. Ja see traagiline lugu ei ole ainult Enn Tarto lugu. See on Eesti lugu. Lugu sellest, kuidas me valisime mugavuse ideaalide asemel. Kuidas me valisime raha-au asemel. Kuidas me valisime unustamise mäletamise asemel. Ja nüüd me elame selle valiku tagajärgedega. Ja Enn Tarto haud on meeldetuletus sellest, mida me kaotasime. Mitte ainult tema. Vaid meie ise. 1998. aastal istub Enn Tarto oma Tartu kodukirjutuslaua taga ja loeb kirja, mis jõudis talle eelmisel nädalal. Kiri on endiselt ka arhivaaritöötajalt, kes nüüd elab Kanadas ja kes ei julge oma nime avalikustada. Kirjas on üks lause, mis paneb Tarto käe värisema, teil oli õigus. Kõik, mida te kahtlustaste, oli tõsi. Aga tõendid hävitati 3 päeva enne, kui Eesti iseseisvus taastati. 3 päeva. 78 tundi. Sel ajal, kui kogu Eesti tähistas, keegi kusagil põletas dokumente. Keegi kusagil hävitas ajalugu. Keegi kusagil kustis jäljed. Tarto teab, et see ei olnud juhus. See oli operatsioon. Planeeritud, koordineeritud, täidetud. Aga kelle poolt? Kes andis käsu? Kes teadis täpselt, millised dokumendid tuleb hävitada? Ja kõige olulisem, kes kaitses neid inimesi, kelle nimesid need dokumendid sisaldasid? Tarto võtab paberi ja hakkab kirjutama nimesid. Inimesed, kes olid 1991. aastal võtmepositsioonidel. Inimesed, kellel oli juurdepääs arhiividele. Inimesed, kes teadsid, mida otsida. Nimekiri kasvab. 10 nime. 15. 20. Ja siis Tarto peatub. Sest ta mõistab, pooled neist nimedest on inimesed, kes on praegu Eesti valitsuses, Riigikogus, ministeeriumides. Pooled neist on inimesed, kellega ta istub samas saalis. Pooled neist on inimesed, kes räägivad demokraatiast ja õigusriigist. Ja nad kõik teadsid. Nad kõik olid osa sellest. Mitte tingimata otseselt. Aga vaikimise kaudu. Mitte küsimise kaudu. Mitte uurimise kaudu. Kas see teeb neist süüdlased? Või lihtsalt kaasosalised?
Samal ajal 500 kilomeetrit eemal Toompea lossis toimub kinnine kohtumine. Ruumis on 8 inimest. 3 neist on Isamaa juhtkonnast. 2 on endised ENSV ministeeriumide kantslerid, kes nüüd töötavad nõustajatena. 1 on ärimees, kelle nimi ei ilmu kunagi avalikes dokumentides, aga kelle telefoninumber on pooltel Riigikogu liikmetel. 2 on välisriikide esindajad, 1 Saksamaalt, 1 Rootsist, kes jälgivad olukorda. Teema on lihtne, Enn Tarto on muutumas probleemiks. Ta ei lõpeta. Ta ei vaibu. Ta kogub dokumente. Ta räägib ajakirjanikega. Ta kirjutab kirju välismaistele organisatsioonidele. Ta nõuab rahvusvahelist uurimist. Ja kuigi tema mõju on väike, ta on sümbol. Ja sümbolid on ohtlikud. Sest sümbolid inspireerivad teisi. 1 Isamaa juhtidest ütleb, me ei saa teda vaigistada. See teeks temast märtri. Me peame teda neutraliseerima. Teine küsib, kuidas? Vastus tuleb mitte Isamaa inimeselt, vaid ühelt endiselt kantsleritest, lihtsalt. Ärge andke talle platvormi. Ärge kutsuge teda komisjonidesse. Ärge pange tema ettepanekuid päevakorda. Ärge vastake tema kirjadele. Lihtsalt ignoreerige. Aasta pärast on ta unustatud. Ruumis on vaikus. Siis 1 välisesindajatest ütleb, aga kas see ei ole ebaeetiline? Endine kantsleri naerab, eetika on luksus, mida saavad endale lubada ainult need, kes ei pea tegema raskeid otsuseid. Meie peame ehitama riiki. Ja riik ei ehitu ideaalidele. Riik ehitub kompromissidele. Aga Enn Tarto ei tea sellest kohtumisest. Ta ei tea, et tema saatus on juba otsustatud. Ta jätkab. Ta kirjutab järjekordse pöördumise Riigikogu esimehele. Ta palub võimalust esineda täiskogu ees. Ta tahab rääkida arhiividest. Ta tahab rääkida nimedest. Ta tahab rääkida tõest. Kiri saadetakse. 2 nädalat vaikust. Siis tuleb vastus, lugupeetud härra Tarto, täname teid pöördumise eest. Kahjuks on Riigikogu päevakord praegu täis. Võtame teie taotluse arvesse tulevaste sessioonide planeerimisel. See on viisaka keeldumise keel. Tarto teab seda. Ta on seda keelt kuulnud juba 6 aastat. Aga ta ei alistu. Ta kirjutab uue kirja. Ja veel ühe. Ja veel ühe. Vastused muutuvad lühemaks. Siis nad lakkavad tulemast üldse. Ja Enn Tarto mõistab, ta ei võitle enam süsteemi vastu. Ta võitleb tühjuse vastu. Sest süsteem ei võitle temaga. Süsteem lihtsalt ignoreerib teda. Ja ignoreerimine on võimsam kui ükski argument. Sest argumenti saab ümber lükata. Aga ignoreerimist ei saa. Ignoreerimine on nagu rääkimine seinaga. Sein ei vasta. Sein ei reageeri. Sein lihtsalt on. Ja aegamööda hakkad sa kahtlema, kas ma olen see, kes on hull. Kas ma olen see, kes näeb asju, mida ei ole? Kas ma olen see, kes ei mõista, kuidas maailm töötab? 1999. aastal, 7 aastat pärast Plats puhtaks, võitu avaldab üks Eesti ajaleht uuriva loo. Pealkiri, kuhu kadusid ka arhiivid. Lugu kirjeldab, kuidas 1991. aastal, vahetult enne Eesti iseseisvuse taastamist, kadus Tallinnast mitu tonni dokumente. Ametlikult öeldi, et need viidi Moskvasse. Aga tunnistajad, endised arhiivitöötajad, kes nõustusid rääkima anonüümselt, väidavad teist. Nad väidavad, et osa dokumente ei viidud kuhugi. Neid lihtsalt põletati. Keldrites. Öösiti. Väikeste gruppide poolt. Ja need grupid ei olnud juhuslikud. Need olid inimesed, kes teadsid täpselt, mida otsida. Inimesed, kellel oli nimekiri. Nimekiri nimedest, mida tuli kaitsta. Lugu tekitab lühikest elevust. Paar päeva arutatakse seda. Siis ilmub vastulause. Endine KAB Eesti osakonna juht, kes nüüd elab Venemaal, ütleb intervjuus, see on absurdne. Kõik dokumendid viidi Moskvasse vastavalt protokollile. Kui keegi väidab teisiti, las nad toovad tõendid. Aga tõendeid ei ole. Sest tunnistajad kardavad. Sest dokumendid on hävitatud. Sest ainus, mis on alles, on mälestused. Ja mälestused ei ole kohtulikud tõendid. Ja nii lugu sureb.
Jälle. Nagu kõik lood enne seda. Aga Enn Tarto loeb seda lugu ja tunneb midagi, mida ta pole tundnud aastaid. Lootust. Mitte lootust, et midagi muutub. Vaid lootust, et keegi veel mäletab. Keegi veel küsib. Keegi veel ei ole alla andnud. Ta võtab ühendust ajakirjanikuga, kes loo kirjutas. Nad kohtuvad Tartu kohvikus. Ajakirjanik on noor, 30-aastane, sündinud 1969. Ta ei mäleta nõukogude aega. Ta ei mäleta hirmu. Ta ei mäleta vaikimist. Aga ta on uudishimulik. Ja uudishimu on see, mis teeb head ajakirjanikud. Tarto räägib talle kõik. Kõik, mida ta on kogunud. Kõik, mida ta kahtlustab. Kõik, mida ta teab, aga ei saa tõestada. Ajakirjanik kuulab. Ta teeb märkmeid. Ta küsib küsimusi. Ja lõpus ta ütleb, ma üritan. Ma üritan kirjutada selle loo. Aga ma pean hoiatama teid, minu toimetaja ei pruugi seda avaldada. Ta ütleb, et see on liiga vanamoodne. Et inimesed ei huvitu enam minevikust. Et nad tahavad lugeda tulevikust. Tarto noogutab. Ta mõistab. Ta on kuulnud seda varem. Aga ta ütleb, kirjutage ikkagi. Isegi kui seda ei avaldata. Kirjutage, et oleks olemas. Et kunagi, kui keegi otsib, oleks kuskil. Ajakirjanik lubab. Nad lahkuvad. Tarto jääb kohvikusse istuma. Ta vaatab aknast välja. Tänaval kõnnivad inimesed. Noored inimesed. Inimesed, kes ei tea, mis hinnaga nende vabadus tuli. Inimesed, kes ei tea, et see vabadus on ehitatud kompromissidele, valedele, unustamisele. Kas nad peaksid teadma? Kas see muudaks midagi? Või teeks see neid lihtsalt õnnetumaks? 2001. aastal, 9 aastat pärast Isamaa võitu, toimub Tallinnas konverents. Teema: Eesti tee demokraatiasse. Esinejad on endised poliitikud, ajaloolased, väliseksperdid. Enn Tartot ei kutsutud. Aga ta tuleb ikkagi. Ta istub saali tagumises reas ja kuulab. Üks esinejatest on Mart Laar, kes on nüüd jälle peaminister, ta valiti tagasi 1999. Laar räägib Eesti edust. Ta räägib majandusreformidest. Ta räägib NATO-ga liitumise perspektiivist. Ta räägib sellest, kuidas Eesti on muutunud Balti tiigrist Euroopa eeskujuks. Publik aplodeerib. Tarto ei aplodeeri. Ta istub paigal ja vaatab. Pärast ettekannet on küsimuste voor. Tarto tõstab käe. Moderaator näeb teda, aga ei anna talle sõna. Ta annab sõna teistele. 1, 2, 3 küsimust. Tarto käsi on endiselt üleval. Moderaator ignoreerib. Lõpuks, kui aega on vähe ja moderaator tahab lõpetada, hüüab Tarto saalist, mul on küsimus. Saal vaikib. Moderaator on ebamugav. Ta ütleb, kahjuks aeg on läbi. Võib-olla pärast kohvipausilt. Aga Tarto ei lase tal lõpetada. Ta tõuseb püsti ja ütleb valjusti, härra peaminister, te rääkisite edust. Aga te ei rääkinud hinnast. Te ei rääkinud sellest, et pool teie valitsuse esimese koosseisu nõunikest olid endised NÜLP-liikmed. Te ei rääkinud sellest, et erastamise käigus said endised punased direktorid rikkaks. Te ei rääkinud sellest, et lutratsioon oli farss. Miks? Saal on täiesti vait. Kõik vaatavad Tartot. Siis kõik vaatavad Laari. Laar on rahulik. Ta on harjunud raskete küsimustega. Ta naeratab isegi. Ja siis ta vastab, härra Tarto, ma austan teid sügavalt. Teie ohvrid Eesti eest on hindamatud. Aga ma pean ütlema, te vaatate minevikku läbi idealismi prisma. Jah, me tegime kompromisse. Jah, me ei saanud teha kõike nii, nagu me tahtsime. Aga me saime teha seda, mis oli võimalik. Ja tänu sellele on Eesti täna vaba, iseseisev, edukas riik. Kas te eelistaksite, et me oleksime jäänud ideaalide juurde ja kaotanud riigi? See on hea vastus. Poliitiline vastus. Vastus, mis kõlab mõistlikult. Publik noogutab. Mõned isegi aplodeerivad. Aga Tarto ei istu maha. Ta ütleb, ma eelistaksin, et te oleksite ausad. Et te oleksite öelnud valijatele tõtt.
Et ei oleks lubanud plats puhtaks, kui te teadsite, et te ei tee seda. Sest nüüd, kui noored inimesed küsivad minult, miks me ei puhastanud riiki, ma pean ütlema, sest need, kes lubasid seda, valetasid. Ja see on kõige hullem pärand, mida te võite jätta. Mitte kompromissid, vaid valed. Moderaator katkestab. Ta ütleb, et aeg on läbi. Ta kutsub kõiki kohvipausi. Inimesed tõusevad, hakkavad rääkima, liikuma. Tarto jääb seisma. Keegi ei tule tema juurde. Keegi ei küsi täpsustavaid küsimusi. Keegi ei ütle, teil on õigus. Inimesed lihtsalt vältivad teda. Nagu ta oleks haige. Nagu ta oleks nakkav. Nagu tema tõde oleks ohtlik. Ja võib-olla see ongi. Võib-olla tõde on kõige ohtlikum asi, mida saab öelda ruumis, kus kõik on kokku leppinud valetamises. Mitte pahatahtlikus valetamises. Vaid mugavas valetamises. Valetamises, mis võimaldab kõigil magada rahulikult. Valetamises, mis ütleb, me tegime, mis saime, ja see oli piisav. Aga Enn Tarto ei usu, et see oli piisav. Ja tema mitteuskumine on etteheide. Etteheide, mida keegi ei taha kuulda. Aga mis juhtus Enn Tarto kehaga nende aastate jooksul? Mees, kes tuli Permi laagrist tagasi 49-aastaselt, aga kes nägi välja 60-aastaselt, vananeb nüüd kiiresti. Stress. Pettumus. Üksindustunne. Need ei ole abstraktsed mõisted. Need on füüsilised jõud. Need muudavad keha. 1999. aastal, kui Tarto on 61 aastat vana, diagnoositakse tal südamehaigus. Arst ütleb, te peate vähendama stressi. Te peate rohkem puhkama. Te peate lõdvestuma. Tarto küsib, kuidas ma saan lõdvestuda, kui ma tean, et tõde on maetud. Arst ei vasta. Sest see ei ole meditsiiniline küsimus. See on eksistentsiaalne küsimus. Ja eksistentsiaalsetele küsimustele ei ole retsepte. Tarto keha kannab endas mitte ainult vanglaarme. Ta kannab endas ka poliitilise võitluse arme. Iga ignoreeritud kiri on nagu löök. Iga vastamata küsimus on nagu haav. Iga valetatud lubadus on nagu mürgisüst. Ja need löögid, haavad, süstid kogunevad. Nad muutuvad kroonilisteks. Nad muutuvad haiguseks. Haiguseks, mida ei saa ravida, sest selle põhjus ei ole kehas. See on maailmas. Maailmas, mis ei taha teda kuulda. 2003. aastal ilmub Eestis raamat. Pealkiri, Isamaa lugu, esimesed 10 aastat. Autor on üks endine Isamaa poliitik, kes nüüd töötab ajaloolasena. Raamat on põhjalik. 500 lehekülge. Intervjuud, dokumendid, analüüs. Enn Tarto nime mainitakse 3 korda. Esimest korda kontekstis, valimistel 1992 sai isikumandaadiga tuntud dissident Enn Tarto. Teist korda, Tarto oli Riigikogus aktiivne küsimuste esitaja, kuigi tema radikaalsed seisukohad ei leidnud alati toetust. Kolmandat korda, Tarto jäi Isamaa liikmeks, kuigi ta kritiseeris sageli partei pragmaatilist joont. 3 lauset. 500 leheküljest. Mees, kes tõi parteile kümneid tuhandeid hääli, kes oli elavaks sümboliks, kes ohverdas oma elu Eesti eest, 3 lauset. Tarto loeb raamatut. Ta ei ole vihane. Ta on lihtsalt kurb. Sest ta mõistab, ajalugu ei kirjuta need, kes kannatavad. Ajalugu kirjutavad need, kes võidavad. Ja võitjad kirjutavad endale meeldiva loo. Lugu, kus nad on kangelased. Lugu, kus nende kompromissid olid vajalikud. Lugu, kus nende valetamised olid õigustatud. Ja need, kes ei sobi sellesse loosse, unustatakse. Või vähemalt marginaliseeritakse. Muudetakse joonealusteks märkusteks. Muudetakse ebamugavateks detailideks, mida saab vahele jätta ilma, et narratiiv kannataks. Aga kes on see inimene, kes kõige rohkem võitis Enn Tarto kaotusest? Kes on see, kes sai kõige rohkem kasu sellest, et Tarto vaikima pandi? See ei ole üks inimene. See on süsteem. Süsteem, kus endised nomenklatuuri liikmed said jääda võimule. Süsteem, kus erastamine toimus nende kontrolli all. Süsteem, kus ka arhiivide hävimine jäi uurimata. Süsteem, kus süümevanne oli rituaal, mitte kontroll. Ja kes kontrollib seda süsteemi?
Mitte poliitikud. Poliitikud tulevad ja lähevad. Süsteemi kontrollivad need, kes on seal alati. Ametnikud. Nõustajad. Ärijuhid. Inimesed, kelle nimesid ei tea keegi, aga kes teavad kõiki. Inimesed, kes ei anna intervjuusid, aga kes teevad otsuseid. Inimesed, kes ei seisa valgusvihus, aga kes tõmbavad nööre. Ja paljud neist inimestest on samad, kes olid seal ENSV ajal. Nad ei läinud kuhugi. Nad lihtsalt kohanesid. Nad õppisid uut keelt. Nad õppisid uusi reegleid. Aga nende eesmärk jäi samaks: säilitada võim. Säilitada kontroll. Säilitada süsteem. Ja Enn Tarto, kes tahtis seda süsteemi purustada, pidi olema neutraliseeritud. Mitte tapetud. Mitte vangistatud. Lihtsalt ignoreeritud. Sest ignoreerimine on täiuslik relv. See ei jäta jälgi. See ei tekita märtreid. See lihtsalt kustutab. Aeglaselt, vaikselt, vältamatult. 2015. aastal, 23 aastat pärast Plats puhtaks võitu, antakse Enn Tartole riiklik autasu. Eesti Vabariigi teenetemärk. Tseremoonia toimub presidendi kantseleis. Tarto on seal. Ta on nüüd 77 aastat vana. Ta kõnnib keppidega. Ta hingamine on raske. Aga ta tuleb. Sest see on tunnustus. Või vähemalt nii öeldakse. President annab talle kätte medali. Ta ütleb kõne. Ta räägib Tarto kangelastegudest. Ta räägib tema ohvritest. Ta räägib sellest, kui oluline on mäletada neid, kes võitlesid Eesti vabaduse eest. Publik aplodeerib. Tarto võtab medali vastu. Ta ütleb, tänan. Aga ta ei ütle midagi muud. Sest ta teab, et see medal ei ole tunnustus. See on sulgemine. See on viis öelda, nüüd oleme sulle andnud, mida sa väärid, nüüd palun vaibu. Nüüd palun lõpeta küsimuste esitamine. Nüüd palun lase meil kirjutada ajalugu nii, nagu me tahame. Ja Tarto võtab medali ja läheb koju. Ja medal pannakse kappi. Ja Tarto ei vaata seda enam kunagi. Aga lugu ei lõpe siia. Sest Enn Tarto ei lõpeta. Isegi kui ta on vana. Isegi kui ta on haige. Isegi kui keegi ei kuula. Ta jätkab. Ta kirjutab mälestusi. Ta annab intervjuusid väikestele väljaannetele. Ta räägib kooliõpilastele. Ta ütleb neile, ärge uskuge kõike, mida teile räägitakse. Küsige alati, kes sellest kasu saab. Kes sellest kannatab. Kes räägib ja kes vaikib. Need on lihtsad küsimused. Aga need on kõige olulisemad küsimused. Sest need küsimused viivad tõeni. Ja tõde on see, mida süsteem kõige rohkem kardab. Mitte sellepärast, et tõde hävitaks süsteemi. Vaid sellepärast, et tõde paljastab süsteemi. Ja paljastatud süsteem kaotab oma võlu. Kaotab oma autoriteedi. Kaotab oma võime kontrollida narratiivi. Ja narratiiv on kõik. Sest kui sa kontrollid lugu, siis sa kontrollid tõde. Ja kui sa kontrollid tõde, siis sa kontrollid võimu. Ja võim on see, mille pärast kõik see võitlus käib. Mitte ideaalide pärast. Mitte rahva pärast. Vaid võimu pärast. Ja Enn Tarto, kes uskus, et võitlus käib ideaalide pärast, pidi õppima, et ta oli naiivne. Aga ta ei kahetse oma naiivsust. Sest naiivsus tähendab uskumist. Ja uskumine on see, mis hoiab inimest elus. Isegi kui see uskumine on petetud. Isegi kui see uskumine toob kaasa kannatusi. Isegi kui see uskumine jääb vastamata. 2008. aastal, 6 aastat enne Enn Tarto surma, ilmub ühes väikeses internetiväljaandes artikkel, mida peaaegu keegi ei märka. Pealkiri: salajased kohtumised 1992, kes kohtus kellega enne valimisi. Autor on anonüümne, allkirjastatud ainult tähtedega EAT. Artikkel kirjeldab sarja kohtumisi, mis toimusid Tallinnas erinevates privaatsetes ruumides 6 kuud enne 1992. aasta valimisi. Kohtumistel osalesid Isamaa tulevased juhid ja grupp endiseid ENSV majandusministeeriumi ametnikke. Teema: kuidas tagada sujuv üleminek. Kuidas vältida kaost. Kuidas säilitada majanduslik stabiilsus. Aga artikkel väidab veel midagi:
nendes kohtumistes lepiti kokku, kes saab mida. Millised tehased lähevad kellelegi. Millised pangad jäävad kelle kontrolli alla. Millised ametikohad täidetakse kellega. See oli tehing. Võim vastu ekspertiisi. Legitiimsus vastu jätkuvusele. Ja Enn Tarto nimi oli selles tehingus valuuta. Ta oli garantii, et valijad usuvad. Aga teda endasse ei kaasatud. Teda ei informeeritud. Teda lihtsalt kasutati. Artikkel tsiteerib ühte anonüümset allikat, Ennu nimi oli meie kindlustusmärk. Kui inimesed nägid, et Tarto on nimekirjas, nad ei küsinud enam, kes veel seal on, nad usaldasid. Ja usaldus oli kõik, mida me vajasime. Artikkel kaob internetist 3 päeva pärast avaldamist. Lehekülg suletakse. Domeeninimi kaob. Autor ei avaldu kunagi. Aga mõned inimesed jõudsid seda lugeda. Üks neist oli Enn Tarto. Ta prindib artikli välja enne, kui see kaob. Ta loeb seda korduvalt. Ta tunneb, kuidas miski tema sees murdub. Mitte viha. Mitte üllatust. Vaid lõplik selgus. Kõik, mida ta kahtlustas 20 aastat, on kirjas. Mitte tõenditega. Mitte dokumentidega. Aga loogikaga. Loogikaga, mis sobib kokku kõigega, mida ta on näinud. Kõigega, mida ta on kogenud. Kõigega, mida talle on öeldud ja mida talle ei ole öeldud. Ta võtab paberi ja kirjutab kirja. Mitte Riigikogu esimehele. Mitte peaministrile. Vaid ajakirjanikule, kes kirjutas selle loo 1999, see noor mees, kes lubas kirjutada, isegi kui seda ei avaldata. Tarto kirjutab, te ütlesite, et te kirjutate, et oleks olemas. Nüüd on aeg. Nüüd on vaja, et see oleks olemas. Sest ma ei ela enam kaua. Ja keegi peab teadma. Ta saadab kirja. 2 nädalat vaikust. Siis tuleb vastus, härra Tarto, ma ei tööta enam ajakirjanikuna. Ma lahkusin 5 aastat tagasi. Mulle öeldi, et minu lood on liiga ühekülgsed. Et ma ei mõista suurt pilti. Ma töötan nüüd raamatukogus. Aga ma ei ole unustanud. Ja ma luban, kui te surete, ma avaldan kõik. Ma avaldan kõik lood, mida ma kirjutasin ja mida ei avaldatud. Ma avaldan kõik intervjuud, mida ma tegin ja mida keegi ei tahtnud kuulda. Ma avaldan teie loo. Sest keegi peab. Tarto loeb vastust. Ta naeratab esimest korda paljude kuude jooksul. Mitte sellepärast, et ta usub, et see muudab midagi. Vaid sellepärast, et ta teab, ta ei ole üksi. Keegi mäletab. Keegi hoiab. Keegi ootab. Aga miks see artikkel kadus? Kes selle eemaldas? Üks endine küberturvalisuse spetsialist, kes töötas 1990 lõpus ja 2000 alguses Eesti riigiasutustes, räägib anonüümselt, meil oli nimekiri. Nimekiri veebilehtedest ja artiklitest, mida tuli jälgida. Ametlikult see oli ekstremismi ja vihakõne vastane töö. Aga tegelikult see oli midagi muud. See oli ebamugavate tõdede kontrollimine. Kui midagi ilmus, mis võis kahjustada teatud inimeste mainet, tuli see hinnata. Ja kui hinnang oli, et see on destabiliseeriv, siis võeti ühendust hostingu pakkujaga. Mitte ametlikult. Mitte kohtu kaudu. Lihtsalt telefonikõne. Lihtsalt soovitus. Ja enamasti see töötas. Sest hostingu pakkujad ei tahtnud probleeme. Nad ei tahtnud, et nende teenuseid kasutatakse ebaseaduslikuks tegevuseks. Ja nii leheküljed kadusid. Mitte tsensuuriga. Vaid tehniliste põhjuste tõttu. See on süsteem, mis ei jäta jälgi. Süsteem, mis töötab vaikuses. Süsteem, mis ei vaja seadusi ega kohtuotsuseid. Süsteem, mis töötab lihtsalt sellega, et õiged inimesed helistavad õigetele inimestele. Ja Enn Tarto, kes võitles kogu oma elu süsteemide vastu, mõistab, uus süsteem on targem kui vana. Vana süsteem kasutas jõudu. Uus süsteem kasutab vaikust. 2010. aastal toimub Tartus konverents. Teema, dissidentide pärand Eesti ühiskonnas. Enn Tarto on kutsutud esinejaks. Ta on 82 aastat vana. Ta kõnnib raskelt. Ta hingamine on vaevarikas. Aga ta tuleb. Sest see on üks väheseid kohti, kus teda veel kutsutakse.
Üks väheseid kohti, kus tema hääl veel loeb. Ta astub lavale. Saal on pooltühi. Enamasti vanemad inimesed. Inimesed, kes mäletavad. Inimesed, kes olid seal. Noori on vähe. Tarto alustab oma kõnet, tänan, et te tulite. Ma tean, et paljud teist mäletavad aega, millest ma räägin. Ja ma tean, et paljud teist on pettunud. Pettunud selles, kuidas asjad läksid. Pettunud selles, mida me saavutasime ja mida me kaotasime. Ta peatub. Ta hingab sügavalt. Siis ta jätkab, ma ei ole siin selleks, et süüdistada. Ma olen liiga vana süüdistamiseks. Ma olen siin selleks, et tunnistada. Tunnistada, et me kaotasime. Mitte sõda. Me võitsime sõja. Me kaotasime rahu. Me kaotasime võimaluse ehitada riiki, mille nimel me võitlesime. Me kaotasime selle, sest me uskusime, et võit valimistel on piisav. Aga see ei olnud piisav. Sest võim ei ole Riigikogus. Võim on nendes ruumides, kuhu meid ei kutsutud. Võim on nende inimeste kätes, kelle nimesid me ei tea. Võim on süsteemis, mida me ei purustanud, vaid mida me lihtsalt üle värvisime. Saalis on vaikus. Mõned inimesed noogutavad. Mõned nutavad vaikselt. Tarto jätkab, aga ma ei taha, et te läheksite siit meeleheitega. Ma tahan, et te läheksite siit küsimusega. Küsimusega, mida ma olen küsinud kogu oma elu, kes saab kasu? Kui midagi juhtub, küsige alati, kes saab kasu? Kui seadust muudetakse, küsige, kes saab kasu? Kui ajalugu kirjutatakse, küsige, kes saab kasu? Sest vastus sellele küsimusele viib teid tõeni. Ja tõde on ainus asi, mis meil on ainus asi, mida nad ei saa meilt võtta. Kui me seda hoiame. Kui me seda kaitseme. Kui me seda edasi anname. Ta lõpetab. Aplaus on pikk, aga mitte vali. See on aplaus, mis kannab endas kurbust. Aplaus, mis ütleb, me kuuleme sind, aga me ei tea, mida teha. Pärast kõnet tuleb tema juurde üks noor naine. Ta on 25 aastat vana. Ta ütleb, härra Tarto, ma olen ajaloolane. Ma kirjutan doktoritööd Eesti taasiseseisvumisest. Kas ma võiksin teiega intervjuud teha? Tarto vaatab talle otsa. Ta näeb tema silmades midagi, mida ta pole näinud kaua aega. Uudishimu. Tõelist uudishimu. Mitte poliitilist. Mitte ideoloogilist. Lihtsalt soovi teada. Ta ütleb, jah. Aga ma pean teid hoiatama, see, mida ma räägin, ei sobi teie juhendaja narratiivi. See ei sobi ühelegi narratiivi. See on lihtsalt see, mis juhtus. Naine naeratab, just sellepärast ma tahangi kuulda. Nad kohtuvad nädal hiljem Tarto kodus Tartus. Intervjuu kestab 6 tundi. Tarto räägib kõik. Kõik, mida ta mäletab. Kõik, mida ta kogus. Kõik, mida talle öeldi ja mida talle ei öeldud. Naine salvestab. Ta teeb märkmeid. Ta ei katkesta. Ta lihtsalt kuulab. Ja lõpus ta küsib, kas te kahetlete? Tarto mõtleb. Siis ta vastab, ma kahetsen, et ma uskusin loosungeid. Ma kahetsen, et ma arvasin, et poliitika on moraali küsimus. Ma kahetsen, et ma ei mõistnud varem, et süsteem on tugevam kui inimesed. Aga ma ei kahetse, et ma võitlesin. Sest kui ma poleks võidelnud, ma ei teaks, mis on tõde. Ja tõde on ainus asi, mis muudab elu elamist väärt. Isegi kui see tõde teeb haiget. Naine lülitab salvestaja välja. Ta ütleb, ma luban teile, ma kasutan seda. Ma ei tea, kas mu doktoritöö avaldatakse. Ma ei tea, kas keegi loeb seda. Aga ma kirjutan selle. Ja see jääb olema. Ja kunagi keegi leiab selle. Tarto noogutab. Ta teab, et see on kõik, mida ta saab loota. Mitte õiglust. Mitte tunnustust. Lihtsalt seda, et keegi mäletab. 2014. aastal, 7 aastat enne oma surma, saab N. Tarto kirja. Kiri on Saksamaalt, ühelt ajaloolaselt, kes uurib Ida-Euroopa lutratsiooniprotsesse. Ta kirjutab, härra Tarto, ma olen uurinud Eesti, Tšehhi, Poola ja Ida-Saksa lutratsiooni võrdlevalt. Ja ma pean ütlema, Eesti on ainus riik, kus lutratsioon sisuliselt ei toimunud. Mitte sellepärast, et te ei tahtnud. Vaid sellepärast, et need, kes lubasid seda, ei tahtnud.
Ja ma tahan teada, miks? Miks Eesti, kus oli nii tugev dissidentide liikumine, kus oli nii selge moraalne mandaat, ei teinud seda, mida teised tegid? Tarto vastab pikalt. Ta kirjeldab kohtumisi, dokumente, lubadusi, valetamisi. Ta kirjeldab süsteemi, mis ei muutunud, vaid mis lihtsalt kohandus. Ta kirjeldab inimesi, kes lubasid plats puhtaks ja kes siis tegid tehinguid nendega, keda pidi eemaldama. Saksa ajaloolane vastab, see on uskumatu. Aga see on ka loogiline. Sest Eestis ei olnud välismaist survet. Tšehhis oli Saksamaa. Poolas oli Euroopa Liit. Ida-Saksamaal oli Lääne-Saksamaa. Aga Eestil ei olnud kedagi. Te olite üksi. Ja üksi olles te pidite tegema kompromisse, et ellu jääda. Aga need kompromissid said teie hingest. Tarto loeb seda vastust ja mõistab, see on tõde, mida ta on otsinud 20 aastat. Eesti ei olnud piisavalt tugev, et olla aus. Eesti valis ellujäämise aususe asemel. Ja see valik oli mõistetav. Aga see ei tee seda õigeks. Aga mis juhtus nende inimestega, kes said kasu sellest, et Tarto vaikima pandi? Endised ENSV ametnikud, kes said erastamise käigus rikkaks. Endised KAB koostöölised, kes jäid oma ametikohtadele. Endised parteiliikmed, kes muutusid ärijuhtideks. Nad ei kadunud. Nad õitsesid. Nende lapsed läksid välismaistesse ülikoolidesse. Nende lapselapsed pärivad nende rikkust. Nad elavad ilusates majades, sõidavad kallite autodega, puhkavad eksootilistel saartel. Ja keegi ei küsi, kust see rikkus tuli. Keegi ei küsi, kas see on aus. Keegi ei küsi, kas see on õigustatud. Sest küsimise aeg on möödas. Sest süsteem on suletud. Sest ajalugu on kirjutatud. Ja ajaloos on kirjas, Eesti taasiseseisvumine oli edukas. Eesti liitus NATO ja Euroopa Liiduga. Eesti sai jõukaks riigiks. Ja see on tõsi. Aga see on ainult pool tõest. Teine pool on, see edu ehitati kompromissidele, valedele, unustamisele. Ja need, kes maksid hinna, ei olnud need, kes said kasu. Need, kes maksid hinna, olid need, kes uskusid. Need, kes ohverdasid. Need, kes võitlesid. Ja Tarto oli üks neist. 2018. aastal, 3 aastat enne oma surma, annab Tarto oma viimase avaliku intervjuu. Ajakirjanik küsib, kui te vaatate tagasi oma elule, mis on teie suurim saavutus? Tarto mõtleb kaua. Siis ta vastab, ma ei tea, kas mul on saavutusi. Ma tegin, mida ma pidin. Ma võitlesin, sest ma ei osanud teisiti. Ma rääkisin tõtt, sest ma ei osanud valetada. Aga kas see on saavutus? Ma ei tea. Ma tean ainult seda, ma ei pea häbenema. Ma ei pea vaatama peeglisse ja nägema inimest, kes müüs oma hinge. Ma näen inimest, kes kaotas. Aga kes kaotas ausalt? Ajakirjanik küsib, aga kas te ei ole vihane? Tarto raputab pead, viha on luksus. Viha nõuab energiat. Ja mul ei ole enam energiat. Mul on ainult kurbus. Kurbus selle üle, et me oleksime võinud olla paremad. Et me oleksime võinud ehitada midagi ilusat. Aga me valisime mugavuse. Ja nüüd me elame selle valikuga. Intervjuu avaldatakse väikeses veebiväljaandes. Seda loeb mõni tuhat inimest. Enamasti vanemad. Enamasti need, kes mäletavad. Noored ei loe. Noored ei tea, kes Tarto on, noored ei tea, mis hinnaga nende vabadus tuli. Ja võib-olla see on õige. Võib-olla iga põlvkond peab õppima oma vigu. Võib-olla iga põlvkond peab maksma oma hinda. Aga Tarto loodab, et kunagi, võib-olla, keegi õpib tema vigadest. Keegi õpib tema kannatustest. Keegi õpib tema tõest. 2021. aastal, jaanuaris, sureb Tarto. Ta sureb vaikselt, kodus, oma pere keskel. Tema viimased sõnad on, ärge unustage küsida. Pere ei mõista, mida ta mõtleb. Aga need, kes tundsid teda, teavad. Ta mõtleb, ärge unustage küsida ebamugavaid küsimusi. Ärge unustage küsida, kes saab kasu. Ärge unustage küsida, kas see, mida teile räägitakse, on tõde. Tema matus on suur. President on seal. Riigikogu liikmed on seal. Endised dissidendid on seal.
ajakirjanikud on seal. Kõik räägivad sellest, kui suur mees ta oli. Kõik räägivad tema ohvritest. Kõik räägivad tema kangelaslikkusest. Aga mitte keegi ei räägi sellest, kuidas teda reedeti. Mitte keegi ei räägi sellest, kuidas tema nime kasutati ja siis unustati. Mitte keegi ei räägi sellest, et plats puhtaks oli vale. Sest matustel ei räägita ebamugavaid tõdesid. Matustel räägitakse ilusaid lugusid. Ja Tarto lugu muudetakse ilusaks. Muudetakse turvaliseks. Muudetakse müüdiks. Müüdiks, mida saab kasutada kõnedes ja loosungites. Aga müüdiks, millel ei ole enam hammast. Müüdiks, mis ei ohusta enam kedagi. Aga mis jäi järele? Mis on Tarto tegelik pärand? Mitte medal. Mitte ausammas. Mitte ilusad sõnad matustel. Tema pärand on küsimus. Küsimus, mis ei lase rahule. Küsimus, mis ei lase unustada. Küsimus, mis ütleb, kas me tõesti ehitasime selle riigi, mille nimel ta kannatas. Tema pere elas edasi vaikuses. Tema lesk, kes jagas temaga kõik need aastad, ei andnud pärast tema surma enam intervjuusid. Ta ütles ühele ajakirjanikule, Ennu lugu on räägitud. Aga mitte keegi ei kuulanud. Miks ma peaksin kordama seda, mida keegi ei taha kuulda? Tema lapsed, kes kasvasid üles teades, et nende isa on kangelane, aga nägid, kuidas teda ignoreeriti, kannavad endas vaikset valu. Valu, mida ei saa sõnadesse panna. Valu, mis ütleb, meie isa oli õige, aga maailm ei hoolinud. Need, kes Tartot kasutasid, Isamaa juhid, kes panid tema nime oma nimekirja ja siis unustasid ta, elasid edasi edukalt. Mart Laar oli 2 korda peaminister. Ta kirjutas raamatuid. Ta sai rahvusvaheliselt tunnustatud. Ta on Eesti ajaloo üks mõjukamaid figuure. Kas ta kahetses kunagi Tarto kohtlemist? Avalikult mitte. Privaatselt, kes teab? Teised Isamaa juhid said ministriteks, saadikuteks, ärijuhtideks. Nad ehitasid karjääre. Nad said rikkaks. Nad said mõjukaks. Ja Tarto nimi oli nende edutee esimene samm. Samm, mida nad ei tunnista, aga ilma milleta nad poleks jõudnud sinna, kus nad on. Endised kommunistid, keda pidid plats puhtaks tegema, jäid. Nende lapsed pärivad nende rikkust. Nende lapselapsed ei tea, kust see rikkus tuli. Nad ei tea, et nende vanavanemad olid osa süsteemist, mis hävitas tuhandeid elusid. Nad teavad ainult seda, et nad on privileegitud. Et neil on võimalused. Et neil on tulevik. Ja nad ei küsi, kas see on õiglane. Sest õiglus on abstraktne mõiste. Õiglus ei maksa üüri. Õiglus ei osta toitu. Õiglus on midagi, millest räägitakse filosoofiatundides, aga mida ei rakendata elus. Eesti riik, mille nimel Tarto kannatas, on edukas. See on tõsi. Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige. Eesti majandus on kasvanud. Eesti tehnoloogiasektor on tunnustatud. Eesti haridussüsteem on hinnatud. Aga kas Eesti on moraalselt puhtas? Kas Eesti on aus? Kas Eesti on see riik, mille nimel dissidendid istusid vanglas? See on küsimus, millele ei ole ühest vastust. Sest iga inimene vastab sellele erinevalt. Mõned ütlevad, jah, me oleme edukas riik ja see on piisav. Teised ütlevad, ei, me müüsime oma hinge ja edu ei õigusta seda. Aga üks asi on kindel, Tarto küsimus jääb. See jääb arhiividesse. See jääb mälestustesse. See jääb nende südametesse, kes mäletavad. Ja kunagi, võib-olla mitte homme, võib-olla mitte järgmisel aastal, aga kunagi keegi avab need arhiivid. Keegi loeb need mälestused. Keegi küsib, miks? Miks me ei teinud seda, mida lubasime? Miks me kasutasime kangelaste nimesid ja siis unustasime nende sõnumi? Miks me valisime mugavuse aususe asemel? Ja siis, võib-olla, algab tõeline lutratsioon. Mitte süsteemi lutratsioon. Vaid südametunnistuse lutratsioon. Lutratsioon, mis ütleb, me eksinud. Me valisime valesti. Me reetsime need, kes uskusid meisse. Ja me peame selle eest vastutama. Mitte kriminaalkorras. Mitte kohtu ees. Vaid ajaloo ees. Ajaloo ees, mis ei unusta. Ajaloo ees, mis ei andesta.
ajaloo ees, mis nõuab tõde. Aga kas see juhtub? Kas Eesti on kunagi valmis vaatama ausalt oma minevikku? Kas Eesti on kunagi valmis tunnistama, et plats puhtaks oli vale? Kas Eesti on kunagi valmis ütlema, me kasutasime Tarto nime ja me unustasime ta võimule saades? See on küsimus, millele ainult tulevik saab vastata. Aga Tarto pärand on see, et see küsimus on esitatud. Ja kord esitatud küsimus ei kao kunagi. See jääb õhku rippuma. See jääb ootama vastust. Ja iga põlvkond peab otsustama, kas me vastame sellele ausalt. Või kas me jätkame valetamist. Tarto valis aususe. Ja see valik maksis talle kõik. Aga see valik tegi temast ka kangelase. Mitte sellepärast, et ta võitis. Vaid sellepärast, et ta ei andnud alla. Mitte sellepärast, et teda kuulati. Vaid sellepärast, et ta rääkis. Mitte sellepärast, et ta muutis süsteemi. Vaid sellepärast, et ta keeldus süsteemiga kaasa minemast. Ja see on õppetund, mida me kõik peaksime õppima. Mitte see, et ausus võidab. Vaid see, et ausus on väärtus iseenesest. Isegi kui see toob kaasa kaotuse. Isegi kui see toob kaasa kannatusi. Isegi kui see toob kaasa unustamise. Sest lõpuks, kui kõik on öeldud ja tehtud, jääb alles ainult üks küsimus, kas sa vaatasid peeglisse ja nägid inimest, keda sa austasid? Tarto vastas sellele küsimusele jah. Kas meie saame sama vastata?